Tere hommikust kõigile! Ma näen, et härra Bennett on pärast mind 908. Ma ei saa seda lubada. Ma olen pressiesindaja, mulle meeldib rääkida, nii et ma püüan ajast kinni pidada. Nii et tere hommikust! On rõõm siin olla. On au olla siin ja jagada lava nii paljude mõjukate inimestega. Kõik need, kes aitavad kujundada olulisi arutelusid meie piirkonna tuleviku üle selles riigis. Viimase aasta jooksul on paljud inimesed mind tundma õppinud Iisraeli kaitseväe pressiesindajana. Tavaliselt sinise taustaga, mitte punasega. Ma hakkan sellega harjuma. Tavaliselt olen ma seal, et jagada viimaseid arenguid. Aga täna tahaksin jagada midagi isiklikumat. Minu vaade sellele, kus me täna oleme ja miks ma pärast kõike seda, mida oleme näinud, olen väga optimistlik. Enne seda ametit olin 4 aastat Iisraeli kaitseväe rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja. Sisuliselt olin ma sõjaväe välisminister. See oli väga dramaatiline ja määrav ajajärk Lähis-Idas. Ja mul oli au seda kõike ise kogeda Iisraeli kaitseväe esindajana riikides, kuhu ma ei oleks kunagi unistanud minna ega nendega rääkida. Iisraeli on alati nähtud kui väikest riiki, mida ümbritsevad vaenlased. See on peaaegu piibelliku fraasi tänapäevane vaste, rahvas, kes elab üksi. Am levada tishkon. Iisrael on väike riik, mis elab väga raskes naabruskonnas. Te kõik teate seda. Teate, iisraellastena kasvasime üles ühe lihtsa mõttega. Me kaitseme end ise. See oli meie DNA-s ja on siiani. See oli sügavalt juurdunud Iisraeli eetusesse. Aga Abrahami lepingute ajastul, kui see algas, sai võimalikuks president Trumpi juhtimisel juhtus midagi erakordset. Kus iganes ma Lähis-Idas reisisin, riikidesse, kuhu ma kunagi ei arvanud, et saan minna, nägin ma midagi, mis mind üllatas. Ma nägin tõelist austust Iisraeli vastu. Ma kohtusin selle piirkonna sõjaväejuhtidega, kes soovisid koostööd teha. Ja koos hakkasime looma uut piirkondlikku raamistikku, mis põhineb mitte ainult ühisel ohul, vaid ka ühistel huvidel ja võimalustel. 2023 aasta maiks tundus, et olime Saudi Araabiale lähemal kui kunagi varem, et ulatada käsi. Nad kuulutasid seda isegi välja. Ja siis juhtus 7. oktoober. See, mis algas Hamasi rünnakuna Iisraeli vastu, kasvas kiiresti piirkondlikuks sõjaks, millesse olid kaasatud Hezbollah, Houtid ja isegi Iraan ise. Sellest päevast alates on Iisraeli kaitsevägi võidelnud 7 erineval rindel. Terve rahvas on vastanud kutsele teenida. See sõda on maailmale midagi olulist paljastanud. Iraani ambitsioonid ei piirdu Iisraeli piiridega. Selle raketid, droonid ja käsilasrühmitused ohustavad kogu piirkonna stabiilsust ja üha enam ka sellest kaugemal. Paljud inimesed mõtlevad, kas 7. oktoober tähistab Abrahami kokkulepete lõppu. Kuid Abrahami kokkulepete tõeline proovikivi ei olnud kunagi see, kuidas need sõja ajal vastu peaksid. Küsimus oli selles, kas need jäävad püsima või kestavad rahuajal. Ja jäidki püsima. Samal ajal on see sõda meile meenutanud, millise vaenlasega me võitleme. Meie sõdurid sel hetkel võitlevad vaenlasega, kes peidab end tsiviilisikute taha, ehitab tunneleid kodude alla ja rajab oma sõjalise infrastruktuuri tsiviilelanike keskele. See on lahinguväli, millega me silmitsi seisame. Ja hoolimata kõigest sellest jäävad nad pühendunuks täpsele tegutsemisele ja väärtustele, mis määratlevad Iisraeli kaitseväge. Meie vaenlased näevad meie väärtusi nõrkusena. Meie näeme neid tugevusena. Viimase 2,5 aasta jooksul Iisraeli kaitseväe IDF pressiesindajana oleme olnud tunnistajaks millelegi erakordsele. Selle enneolematu kampaania jooksul olen näinud, kuidas meie rahvas kohaneb kiiremini, kui keegi oleks osanud oodata. Olen näinud innovatsiooni lahinguväljal, vastupidavust kodus ning noori sõdureid leidmas lahendusi väljakutsetele, mis tundusid võimatud. Peaaegu 3 aastat on Iisraeli kaitsevägi kaitsnud Iisraeli 7 rindel. Maal, merel, õhus ja kodurindel.
Viimased 3 aastat on meile meenutanud, et meie suurus pole kunagi määranud meie tugevust. Meie rahvas on seda teinud. Viimase aasta jooksul olen pidevalt vahet käinud rindel meie sõdureid külastamas, kodurindel tsiviilisikutega kohtumas ja meediaga rääkimas. Alles hiljuti täitis minu üksusest pärit noor naissoost sõjafotograaf. 19-aastane oma ülesannet Lõuna-Liibanonis, saates meie vägesid ja dokumenteerides ajaloolisi Iisraeli kaitseväe operatsioone. Tal olid kaasas võib-olla 2 tänapäeva kõige olulisemat tööriista, relv ja kaamera. Lahingutegevuse käigus rindel sai ta vigastada Hezbollah terroristide poolt välja lastud lõhkeainega drooni tõttu. Ma käisin teda haiglas vaatamas, kohtusin tema perega. Ta on sama vana kui minu tütar, kes on samuti sõdur. Ma ootasin, et saan talle mõned julgustavad sõnad öelda. Selle asemel julgustas hoopis tema mind. Ta ei keskendunud oma vigastusele. Ta keskendus oma missioonile ja sellele, millal ta saab oma sõprade juurde tagasi minna. Lahkusin sellest haiglatoost, mõeldes sellele, kui erinev on selle sõja tegelikkus võrreldes sellega, kuidas sellest sageli räägitakse. Enamik inimesi näeb ainult pealkirri. Mul on privileeg näha inimesi nende pealkirjade taga. See roll on võimaldanud mul kohtuda kõigi Iisraeli kaitseväe osadega, alates reservväelastest ja lahingusõduritest kuni meeste ja naisteni, kes tegutsevad vaikselt kulisside taga. Iga operatsiooni taga on tuhanded inimesed, kes kannavad suurt vastutust. Kui kohtusin nende noorte sõduritega, mõtlen tihti tagasi omaenda sõjaväeteekonna algusele. Liitusin sõjaväega üle 30 aasta tagasi soomusvägedes. 33 aastat olid tankid minu kodu. Veetsin suurema osa oma karjäärist sõdureid lahinguväljal juhtides. 2006 aastal teise Liibanoni sõja ajal juhtisin vägesid Wadi Saluki lahingus, samas piirkonnas, kus Iisraeli kaitseväe sõdurid tegutsevad ka praegu. Selle lahingu ajal sain ma raskelt haavata. Mu keha oli katki ja arstid ei olnud kindlad, milline mu tulevik välja näeb. Aga mõne nädala pärast naasin ma oma sõdurite juurde. Iisraeli kaitsevägi on sellest ajast alates oluliselt muutunud. Ohud on erinevad, tehnoloogia on erinev. Lahinguväli on teatud mõttes erinev, aga mõned asjad pole kunagi muutunud. Vastutustunne, valmisolek astuda esile, kui sinu riik kutsub. Seesama vaim on olemas ka selles põlvkonnas. Nad on hämmastavad. See on näha. Aitäh. Seda on näha reservväelaste pealt, kes ikka ja jälle tulevad teenistusse. Minult küsitakse tihti, mis on Iisraeli kaitseväe strateegia. Ma pean teile ütlema, oleme valusa kogemuse kaudu õppinud, et oma rahva kaitsmine ei saa tähendada järgmise rünnaku ootamist. Relvarahu ei saa tähendada naasmist 6. oktoobri reaalsuse juurde. Täna tegutseb Iisraeli kaitsevägi ennetavalt, võtab initsiatiivi. Me eemaldame ohud enne, kui neist saavad rünnakud ja võtame vaenlastelt võimaluse end taastada. Igal rindel on meid selle sõja jooksul juhtinud üks õppetund. Iisraeli kaitseväe sõdurid seisavad eesliinil, olles puhvriks vaenlase ja Iisraeli rahva vahel. Ja me jääme sinna, kuni see oht on kõrvaldatud. Üks asi, mida ma ei osanud täielikult hinnata, kui võtsin vastu Iisraeli kaitseväe pressiesindaja rolli, oli see, kui paljusid erinevaid selle sõja tahke ma tunnistajaks saan olla. Paljudel kordudel on mul au jagada häid uudiseid, pantvangide tagasipöördumist oma perede juurde, edukaid operatsioone või operatsiooni lõpetamist. Ja mõnikord on vastutus palju raskem. Seista kaamerate ees pärast seda, kui oleme kaotanud sõdureid. Teavitada perekondi avalikust valusatest sündmustest, mida jääme igavesti mäletama. Sel nädalal käisin leitnant-kolonel Tor Ben-Shimoni Shival, kes hukkus alles eelmisel reedel, juhtides oma sõdureid Lõuna-Liibanonis. Rääkisin tema abikaasaga, kes on samuti Iisraeli kaitseväe ohvitser. Vaid aasta varem pani Tor oma vastsündinud tütrele nimeks Kaia,
oma lähedase sõbra major Kai Nistlei mälestuseks, kes samuti hukkus pärast lahingus saadud haavata saamist Gazas. minu jaoks räägivad Kai ja Dor Iisraeli lugu. Kai ja Dori vahel võib näha midagi, mis on sügavalt Iisraeli oma. vendlus, vastutus ja mälestus, mis muutub eluks. kui ma vaatan tagasi viimasele 3 aastale, siis tean, et see sõda oleks olnud hoopis teistsugune ilma meie sõprade ja liitlaste toetuseta. meie Ameerika partneritele, teenistujatele ja teenistujannadele, meestele ja naistele, kes seisid meiega õlg õla kõrval kõigil rinnetel, igal ajal. see on palju enamat kui lihtsalt partnerlus. Teie toetus on meid päästnud, elusid kogu piirkonnas ja selle eest oleme alati tänulikud. ja tänan teid kõiki selles ruumis, et olete sõna võtnud, seisnud Iisraeli kõrval, isegi siis, kui see polnud ja pole ka praegu alati lihtne. pärast enam kui 30 aastat vormis võin täieliku kindlusega öelda, et Iisraeli suurim tugevus ei ole tema tankid, lennukid, luure ega tehnoloogia. tema suurim tugevus on tema rahvas ja kui. kui ma vaatan tänapäeval teenivaid noori mehi ja naisi, näen ma nägusid. näen Dori, näen Kaid, näen Shahali, noort lahingufotograafi ja mind täidab kindlustunne. mitte ainult Iisraeli kaitseväe tuleviku, vaid ka Iisraeli tuleviku suhtes. suur tänu!